Väljast vaatab, siis on habe läheb edasi. Kõik, nii et ei ole lihtsalt sama. Vaid habe peab minema. Aga ära visata ei tohi seda. See on kunst, see on jäägida, see on kunst kõik. Iga see on kunst. Kunstnik ise kujundab, ise otsustab, ise ütleb, et vaat see pilt on hea, see ei ole hea, aga mitte ei tule mingisugune kuraator ja võtab, kes ei tea mitte midagi ja võtab ja hakkab sättima sul need täits. Seepärast on veel, ma tahaks nii kaua elada, ma saan ise valida. – 28. novembril 2015. aastal oleks Eesti maalikunsti suurmeister Evald Okas saanud 100-aastaseks. Tallinna kunstihoone on selleks puhuks pühendanud Evald Okasele näituse, kuid mitte klassikalise retrospektiivi. Kunstniku poeg Jüri Okas, kes on ise ka kunstnik ja arhitekt, on välja pakkunud omaette teose isa teostest. See on justkui ruumiinstallatsioon, kus 60x60 ja 80x80 sentimeetristes ruutudes on esile tõstetud Evald Okase elu viimaste kümnendite looming visandite, joonistuste ja maalikatkete näol. Need tööd ei olnud enamalt jaolt mõeldud müümiseks ega eksponeerimiseks. Neid tegi kunstnik peamiselt käeharjutusena, orgaanilise osana elust, tunnetades maailma läbi joonistamise ja maalimise. Suuremõõtmeliste tööde ja monumentaalmaaliga end Eesti kunstiajaloos kehtestanud Okas on kunstihoones välja pandud töödes eriliselt mänguline, värviküllane ja spontaanne. Näituselt leiate vähem tuntud või paljudele isegi tundmatu Evald Okase. Kuulsate suurte nimekate klassikute näitus jookseb alati mööda autobiograafilist liini ja harva, kui sealt midagi kõrvale pudeneb. Ja selles mõttes on see täna nüüd kohe kunstihoones avatav näitus Tundmatu Evald Okas kohutavalt põnev ja ebatraditsiooniline, ma ütleksin, täiesti kangelaslik, avangardistlik katse, monument ette võtta. No ma ei ütle, et sinna mingit pragu sisse ajada, vaid seda monumenti kuidagi valgustada mingi teise valguse eest. See näitus on omamoodi väga liigutav, aga aluseks selle näitusele andis hiiglaslik Evald Okase arhiiv, kui ta lahkus meie hulgast 2011, jäid järele tuhanded sellised lipakad. Kõik suured tööd olid ammu muuseumites, tuletaks meelde, et Evald Okas on ka neid väheseid kunstnike Eestis, kellel on isiklik muuseum Haapsalus, kus on üleval siis biograafiline tööde kulg. Need tuhanded lipakad ja tööd ja krapseldused ja kripseldused ja käärilõiked ja kõik muu selline on pälvis Jüri Okase näituse koostöö huvi ja ta tegi valiku. See on nüüd üks valik. Töid on sedavõrd palju, et ilmselt saaks neist teha 3-4 sarnast, aga alati on kõige tähtsam kõige esimene valik ja see jääb kindlasti meelde ja jääb ka ajalukku. See Okas on siiski tuntud. Tema väikseid improvisatsioone on ennegi nähtud ja need on muidugi alati olnud väga võluvad. Praegu on Jüri Okas need kuidagi eriti kilbile tõstnud, väga kenasti eksponeerinud ja väärtustanud nii-öelda ja see on minu meelest väga õige, sest
kuigi siin näituse saate tekstis on seda nimetatud jääkproduktiks. Ma ei ole kindel, mis kunstniku loomingus on peamine, kas niisugused väiksed improvisatsioonilised tööd, mida tehakse lihtsalt esimese impulsi ajel või siis juba niisugused nõnda nimetatud suured lõpetatud tööd. Mul ei ole midagi halba öelda ka Okka suurte kompositsioonide kohta, sest võtku keegi ette ja tehku järele. Nendes töödes väljendub tema isiksus, äärmiselt elav, sangviiniline, väga spontaanne. Sa tunned kohe tema lähedal olekut, kui neid töid vaatad. See on üks valik, siis teie venna poolt tehtud valik. Kas teie oleksite teinud mingisuguse teise valiku või on siin midagi, mis on võib-olla ka üllatavat? Mu vend teeb alati kõige parema valiku, et see on nagu, tema nagu oskab niisugust asja. Me ikka usaldame teda, et tema valik on ikka parim. Igaüks teeb ikkagi erinevaid valikuid. Tema tegi oma, mis temal olid nagu talletatud nagu asjadest või nendest väikestest töödest, et ta tegi nendest valiku. Teie isa näitus niisugusel kujul, kas siin on ka midagi tundmatut? Ei ole küll midagi tundmatut, vaid vastupidi, see on nagu just väga temale omane. Seepärast, et ta tõesti igale asjale püüdis midagi kohe peale teha, midagi maalida või joonistada. Et see on nagu tema omane ja ta on nii ära korrastatud. Iga väike tükk on nagu väga väärtustatud nüüd sellele olukorrale ja tal on kindlasti väga hea meel, seepärast, et ta nagu pidas nendest väga palju ise ka lugu. Huvitav on siin see, et see dialoog, mis siin kunstihoones sünnib ju kahe erineva, ma ütleksin lausa vastandliku positsiooniga kunstniku vahel, et see ei ole üldsegi mitte võrdsete ühes suunas mõtlevate isikute koostöö, vaid Jüri Okast me tunneme kui Nõukogude Eesti esimesi avangardiste, kes kvalifitseerub siis mitteametliku kunsti osakonda, kelle nimega seotakse siis kontseptualismi, performance'ite, videokunsti, foto kasutamist Eesti kunstis, mis kõik sealt nagu enne teda peaaegu puudusid või olid väga marginaalselt esindatud. Evald Okka positsioon on raske määratleda, me võiksime ta paigutada lähtekohtade poolt 19. sajandisse, see on kahtlemata klassikaline kunst, mis lähtub oma modelli, oma ainesse alati idealiseerivalt ja selle klassikalise kunstiga muidugi seotud hea klassikaline kunstiharidus ja väljendusvahendite täiuslik valdamine. Ja see on nüüd see punkt, millele rõhub see näitus ja ilmselt mille ümber hakkab, meil on praegu seda raske öelda, aga kuskil võib-olla ka poole sajandi järgi tehakse Evald Okase näitus, sest kogu see järgnev feim võib täiesti keerlema hakata selle kunstimeisterlikkuse kui sellise ümber, eriti omandab see väärtust kultuuris, kus enam sellist kunsti ei tehta ja sellised ideaalid ei kehti ja siis on tõesti, minnakse minevikku ja juba võetakse sealt siis selle, kes on nagu kõige osavam.
väga palju on siin naisi kujutatud aktina ja kostüümeerituna. Eks see ole läbi aegade olnud üks kunstnike lemmikteema. Muidugi on siin tugev annus sensuaalsust ja samal ajal niisugust artistlikust, kunstilist lähenemist tõesti. Igast okka pinsli puutes on tunda niisugust head kunstniku närvi. Suurepärased on ka tema mustvalged tuši või pliiatsi joonistused, väga lennukad. Ma arvan, et Eesti rahvas kohutavalt armastab või on relvitu kunstniku käeosavuse vastu, sest lõpuks me armastame ka Piiraltit, mitte sellepärast, et ta teeb nii koledaid pilte nagu põrgu, vaid sellepärast, et ta on nii kohutavalt hea joonistaja. Ta suudab absoluutselt kõike joonistada, jäädvustada, kohkumata mitte millegi eest. Ja okaga on sama lugu. Ja ilmselt ma kujutan ette, et see kuulub väga noorte kunstikultuuride juurde. Eestis ei oleks iial saanud tekkida avangardism ja nagu elu näitab, me väga pikkade hammastega võtame seda teistelt kultuuridelt üle. Me oleme veel selles imetlemise staadiumis, kus täiuslik joonistusoskus, mis on kahtlemata jumalast ja selle tõttu igati imetlusväärne nähtus, teeb meid relvituks. Mina olen nüüd tema nagu selle tundmatu loomingu elav ekspositsioon. Siin on prossid, mis on ta maalinud iga kord emale sünnipäevaks või kingituseks, lihtsalt ta tegi neid väga-väga palju. Tema unistus oli olla ikka maalija, kuigi mulle meeldivad tema graafilised lehed nagu väga. Ju see värvi käsitlus oli tema jaoks ikkagi niisugune prioriteetne. Vananedas ta muutus ka vabamaks ja julgemaks. Ja kindlasti sellepärast, et siis ei ole enam midagi kaotada. Et sellega me kõik muutume vabamaks ja rõõmsamaks, et ei ole enam niisugust kammitsust. Vanemast peast ta läks just helgemaks ja just vabamaks oma käsitluslaadi. Peale 90 läks niisuguseks vabaks. Tal ei lugenud enam midagi. Ka ennem võib-olla need modellid, et ikkagi peavad olema sarnased või ütleme niimoodi, aga nüüd see oli tema vabadus. See on väga huvitav nähe ja värvi poolest ka olgugi, et ta võib-olla enam nii hästi ei näinud, aga see värv võimendus. Oka see värvikäsitlus oli väga kinni klassikalistes konventsioonides ja teatud sellistes tema teatraalses visioonis. Ja mulle meeldib selles näituses see ilmselt kõige keerulisem osa, kus siis tuuakse välja värv kui selline, kuidas siis värv ilmub selliste mullistustena, nõudmaks endale eluõigust selle metsikult perfektse joonistusoskuse kõrval. Ta võitleb end kuskilt kunstniku ürgsügavusest välja. Siin ongi põhiliselt tööd alates 90-ndatest, kui ilmub täiesti uus tellija, kes tahab just nimelt kaunid paljad naisi, selliseid sensuaalseid kompositsioone ja Okal on väga lihtne neid teha, see on üks osa tema maailma nägemisest. Aga selle kõige kõrval siis ootamatult hakkab võitlema enda eest värv, selline ürgne värvitunne, kuskilt ta tuleb, ta mullitab, ta on täiesti ebaloogiline, sellised kihistused, miks ta neid tegi, kuidas lihtsalt, ma võin öelda, miks ta akti teeb, et ta oskab seda nii hästi, ta lihtsalt teeb, see on
me otsisime Tamara Luugiga just võrdlust, millise metafooriga kirjeldada sellist jumalast antud joonistusoskust ja loovust, mida ainult Picasso puhul me tunneme, et inimene ärkab kell 8 üles ja sisuliselt kogu päeva ta teeb pilte ja ta teeb tohutu arvu, õhtuks saab ta võib-olla 10 väikseid pilte valmis tehtud, et milleks seda seletada. Ja Tamara Luuk pakkus toreda võrdluse, et see on nagu orav ja pähkel, et sa ei võta oravalt ära pähklit. See kuulub tema juurde loodusest antuna juba. Võib-olla, et seda värvi on Okas alati alla surunud oma suurte teemade puhul või teda kokku võtnud või ühesõnaga see värv ei ole saanud kõneleda, nagu ta tahab. Ja nüüd palun, kes tahab näha, kuidas kõneleb Evald Okase sees värv, siis tulge siia ja siis te näete, kuidas see värv tuleb ja kõneleb ja teeb ja kehtestab ennast. See oleneb kunstniku natuurist ja väga sageli kunstnikud nagu vanemas eas lähevad üha rohkem lahti nii-öelda. See juhtus ju ka Picassoga, kes oli hirmus produktiivne ja särav oma hilisperioodil ja midagi niisugust näeme ka Okase puhul. Nähtavasti see oleneb muidugi ka karakterist. Peab ütlema, et see on midagi, mis on ülevalt poolt antud, eks ole. Seda ei saa õppida, see on lihtsalt looduse poolt antud ja see temperament ja särtsakus, mis nii meid kaasa kisub sellel näitusel. Millisena teie teda mäletate? Ma just sellisena aktiivsena teda mäletan, et alati hõlmade lehvides läks instituuti tööle või ateljeesse. Ta oli väga rahul, et tal oli jälle mingi suur tellimus täita, tal oli alati õpilasi, keda juhendada ja seda tegi nagu mööda minnes minu meelest. Ja kõige selle kõrval ta leidis aega ka muuseumisse tuua sinna oma kogust teiste kunstnike töid, mida ta oli kuskilt leidnud või nende käest omandanud. Nagu ma mäletan teda väga vastutuleviku ja tähelepaneliku inimesena kogu selle kiirustamise juures, mis oli tal kohe veres. Ja talle oli antud ka aastaid ja need olid kõik väga produktiivsed aastad. Te ise olete maalikunstnik, kas te olete ka isa poolt mõjutatud olnud? Teadlikult mitte, sellepärast et vastupidi, minu püüe oli eemalduda sellest Okase laadist, aga paratamatult on mulle ikkagi öeldud, et see pilt on nii nagu okaselik ja just eriti nooruses mul oli nagu rohkem seda käekirja kui praegust, aga isegi ka praegust öeldakse, et see on Okase koloriit, igaüks tahab olla ise isiksus. Evald Okas oli õppejõud ja õpetas teised. Kuidas tema suhtus sellesse, et tal kogu perekond läks kunstiradadele nagu tema? Me ise valisime selle tee. Tema oli oma ametis nagu põhiliselt oma nagu tööga nagu rohkem. Et meil midagi oleks nagu kodust või nagu mingisuguseid joonistustunde või midagi, niisugust meil ei olnud. Käisime ettevalmistuses nii nagu kõik teised lapsed ja tegime ise nagu seda kunsti ja kui näiteks kunstiinstituudis, tol ajal oli instituut, kui me õppisime, et minu ajal näiteks just, siis ta oli komisjonides, aga tema nagu kunagi ei hinnanud mind, vaid ta alati läks välja ja ta ei hinnanud seda minu töid üldse, ta ei tahtnud nagu sekkuda mitte mingil juhul. Kodus võib-olla mõnikord ütles küll, et võiksid sa nii teha või naa, aga niimoodi eriti ei sekkunud sellesse asjasse küll, et sa pead niimoodi tegema just, et
ei olnud niisugust asja üldse. Tal ei olnud aegagi selleks üldse. Väga palju tegeles lastega ja käisime pühapäeval ikka mööda linna jalutamas ja just ka nooremast peast just ma mäletan. Tutvustas vana Tallinnat, et siiamaani on mul meeles kõik need käigud, mis meil nagu olid ja kohad, kus kohas me kõik käisime. Teie lapsepõlves kunst ju ümbritses teid pidevalt. No jah, see on ümbritseb kogu elu mul tausalt, et praegust ka ma elan nagu muuseumis. Mõnes mõttes nuhtlus ka. Me olime sellega nagu harjunud, et meil ei olnudki nagu muud ümbrust kui kõik need pildid, et tema jaoks oli 2 asja, mis oli elus tähtis. Üks oli kunst, et tema pidas nagu kunstist, et see oli nagu tema jaoks midagi väga kõrget ja ta soovis, et kõik lapsed saaks kunstnikeks, tema oli sellest õnnelik. Ja teine asi, mida ta väga hindas, oli perekond. Nähtavasti see perekond andis talle jõudu ja ta soovis elada kuni 100 aastani, ta kogu aeg rääkis, et ta tahab ikka 100 täis elada, aga kahjuks et ta elas ainult 95. Meie perekond, niimoodi me kõik elasime alguses koos ja ta maalis ja samal ajal kasvasid need väiksed lapsed, kõik seal ümber jooksid edasi-tagasi ja näete, nagu siin ta on iga pildi nagu läbi, tegelikult isegi need väiksed visandid on ta läbi mõelnud, et ei oska nagu neid detaile kohe vaadatagi, et seal on isegi nagu see tema väga hea joonistusoskus väljendub ka nendes visandites, et seal on ühel nagu isegi niisuguse väikse maalitõmbega põlved välja toodud ja niisuguseid väikseid nüansse, tal alati oli mingi väike mõte, et mitte kunagi ta ei teinud midagi, et ei oleks nagu põnev olnud, et ikka pidi asi kogu aeg, ikka elu pidi kogu aeg huvitav olema. Teie ise olete klaasikunstnik. See oligi see niisugune lapse protest, et ma ei tahtnud ju tema käe all õppida, et ikka tarbekunst oli natuke kaugemal, aga ta ei sekkunud kunagi ja ta ei tahtnud ka, et oleks lastel mingid joonistusõpetajad või midagi, et lapsed peavad ise arenema. See oli ka tema põhimõte alati, et lastel tekivad võib-olla hoopis palju põnevamad mõtted, kui see õpetaja kogu aeg suunab. See uskumatu vabadus, mis temas oli, on ikka niisugune eriline, eriti sellel ajal. No siin on, selles naadis on mul veel, see on seal veel. Neebas tegelikult peab olema see tool. See on üks on nii. Paneme siin edasi ja selle ka siia. Siin on põrgu ja paradiis. Üks tool on põrgu ja teine on paradiis. Evald Okas elas väga pika elu ja siin need tööd on ikkagi veel 2000. aastate lõpust, et ta oligi niisugune kunstnik, kes tõepoolest terve elu tegi kunsti ja kuni tõesti lõpuni, nii kaua kui käsi liikus. Jah, tõesti seda on isegi siis, kui ta oli juba täiesti minemas, et mul on olemas isegi need täiesti viimased joonistused, mis ta oli teinud. Ikkagi see niisugune kutsumus oli see põhiline. Ma näitan, et mul ei ole kahju lõigata neid katki. Muidu nad on valmis pildid, et nad on signeeritud pildid. Ma olen palju teinud omal ajal enne sõda äriakneid kujundanud, dekoratsioone äridel. Ja see on niisugune nagu lavastus. Pange sinna kohe kas või lõigake mõni tükk teisima ristvili või kuidas sa tahed. Ees seisab veel üks tema juubelinäitus Haapsalus, kuhu me tahame siiski tuua ka tema suuri kompositsioone. Parajasti kohendatakse neid, tema loomingus on kõik tore. Need suured kompositsioonid on ikka ka vägevad ja portreed ja mis kõik. Aga ta oli ikka väga mitmekülgne. Siin on muidugi ka väljas tuulid, maalitud tuulid, iga üks on ise nägu mõne pealt
vaatab meile vastu, niisugune tiiger, möörgav tiiger. See on jah, omamoodi talle nii tüüpiline. Ta on nii jumalikult andekas kunstnik ja peab ütlema, et Evald Okase kompositsioonid Stalini ajast on ühed kummalisemad, nad kujutavad niivõrd veidraid asju, et nad vist ka päris stalinistidele ei meeldinud. Nad on nagu hiiglaslikud teatrilavastused ja nad on nagu väga kuskil selles koodis, mida tollane kunst nagu tahtis ja millest ta lähtus, aga samal nad on ka nii tohutult hälbinud sellest koodist. Ma päris tegin teda tõsiselt, see ei ole mitte lihtsalt mingisugune altuura ots või selle raha pärast. Raha pärast oli see ju naljakas, sest seda Moskval ei määritan niimoodi, et kus on figuur, see maksab nii palju, võedetakse ära, kus on tühi maastik või midagi muud, see on jälle odavam ja siis nad arvutasid seda ja mõni mõtles, et nüüd Okase teenib kole palju. Aga teine asi on muidugi Okast tasub alati vaadata, kes satub Estonia teatrisse, keerake pilk üles. Seal on meil suurepärane panoo, selle vastu on väga palju võideldud, seda on tahetud juba mindud lausa entusiastide poolt maha kiskuma. Aga igas küpses kultuuris on omad keisrihärrad ja vabariigid sallivad keisrihärrade pilte ja diktaatorite kujutisi ja teha pole midagi. Nii et seal on ka väga palju vabadust. Kits ei olnud nii kõva joonista, Okas oli kõva joonistaja, Kits oli värvis kõva, et see oli äge sünergia, mis seal tollal küttis sel ajal. Seda laemaali vist meie ainukest tõsiselt võetavat laemaali, mis on siis kõigi arhitektuuri nõuete järgi tehtud.